Siin videos ma näitan, kuidas asutada oma ettevõtte Eestis aastal 2025 niimoodi, et peale seda videot sa tead täpselt, kuidas asutada oma ettevõtte ja mida sealt nagu edasi teha ja kuidas hakata oma esimesi kliente saama. Esimese asjana me mõtleme välja oma ettevõttele nime. See võiks ideaalis olla kuidagi seotud sellega, mida me ka teeme. Ehk siis näiteks, kui me teeme näiteks ehitusettevõtetele turundust, siis näiteks midagi nagu Renomeedia. Sa võid kasutada ka oma nime, oma eesnime tähti, oma perekonnanime tähti. Kusjuures siin videos me teeme näitena, siis teeme TikTok content agentuuri, ehk siis turundusagentuur, mis loob näiteks restodele TikToki videosid. Üks hea võimalus on kasutada ka ChatGPT-d muidugi. Nii, vaatame, mis ta ütleb meile. TikTok turundus, TikTresto. Menüümeedia. Söö ja vaata. See on päris lahe. See on päris lahe ettevõtte nimi, ma ei tea, miks söö ja vaata. Mul ausalt öelda see meedia, et see nagu TikToki seotud nimi on. Meedia ampser, sisukokad. Sisukokad. Päris hea. Toidufookus. Söö ja vaata. See on nagu restoriil. Okei, proovi vähe, kui on. Vähem cheesy. Ja ära kasuta TikToki sõna. Toidukaader. Toidukaader. Okei, võtame siin näitena siis toidukaader. Ütleme, et mulle see nimi meeldib, võib-olla sulle meeldib mõni teine nimi. Aga toidukaader tundub päris lahe nimi. Nii et meil on ettevõttele nimi olemas. Suurepärane. Nii, järgmiseks me registreerime ettevõtte ära äriregistris. Ma pean ka arvet siin videos, et palju meie ettevõtte asutamine siis läheb maksma ja võib-olla mis on veel meie edasised kulud võivad siis olla. Ehk siis, kui me hakkame ettevõtet asutama, siis meil on mitu varianti, millist ettevõtet me asutame. Siin äriregistris sa pead sisse logima kõigepealt Smart-ID-ga või mõni muu moodusega. Aga läbi siit asutamine, siin on nüüd mitu valikut, kas MTÜ, täisühing, usaldusühing, FIE või siis OÜ. Kui sa oled nii-öelda freelancer rohkem, siis võib-olla sulle soovib isegi kõige rohkem LHV ettevõtluskonto. See on lihtsalt see, et põhimõtteliselt, kui sulle laekub mingi raha LHV ettevõtluskontole, siis automaatselt läheb maha tulumaks ja põhimõtteliselt ei pea majandusaasta aruandeid esitama, et see soovib selle rohkem freelancerile. Hästi lihtne, ei ole mingit, ei ole raamatupidamist ja see on ilmselt sulle parim variant. Aga kui sa tahad reaalselt teha ettevõtet ja võib-olla suuremalt laieneda tulevikus ja nii, siis OÜ on ikkagi see alguses see kõige parem variant. Selle asutamise riigilõiv maksab 265 €, ehk siis selle võime kohe kuludesse lisada. Ja 1 euro siis on minimaalne kapital ka. Kõigepealt majandusaasta periood, selle võivad samaks. Põhitegevusala. Nüüd on siis see, mis sa reaalselt tegema hakkad, meil sobiks hästi turundus, võib-olla reklaamiagentuuride tegevus. Jah, ja ongi väga hästi. Reklaamiagentuuride tegevus sobib täpselt kokku sellega, mida me teeme. Reklaami täisteenuse pakkumine, loometeenused, jah, kõik on väga hästi. Siis meie ettevõtte nimi, mille nimi, mis siis oli, mul isegi läks meelest ära, mis see oli? Toidukaader. Okei. Toidukaader, vaatame, kas seda nime on olemas. Ja Toidukaader OÜ on täitsa olemas, suurepärane. Salvestame ära. Kontaktid, siia me lisame oma juriidilise isiku aadressi, ehk siis siia, kui sul endal ühtegi kontorit ei ole, töötad lihtsalt kodust, siis sa võid lisada lihtsalt oma koduaadressi siia, et siis on ettevõtte seal registreeritud. Siia lisa oma nii-öelda isiklik e-maili aadress. Salvesta. Siis siia lisad oma isikukoodi, võib-olla teete 2-3 seda ettevõtet, siis lisate kõik ennast. Asutaja osanik samamoodi lisate siia, kui teil on mingi muu rollis isik. No vaevalt, et teil alguses on nõukogu esimehi ja prokuriste, aga jah, lähme edasi. Nüüd kapital.
kapitaliga on see, et kui te kolmekesi teete, siis te mõlemad kõik maksate näiteks 3 senti, näiteks 1 sendi sisse kõik kolmekesi, et see on alati jaotatud vastavalt sellele, mis osa teil firmast kuulub. Põhikiri, siin on nüüd mitu valikut, mida teha, me käime läbi, mis need tähendavad ja millised variandid valida. Osakapitali suurendamisel tasutakse osade eest rahaliste sissemaksetega, see on loogiline, et kui meil on ettevõtte raha vaja, siis me kanname sinna seda sisse. Osaühingul siia võib panna, et ei ole reservkapitali, juhatuses on nii palju liike kui on, 1 liige. Osaühingu asutamisel tasutakse osa eest rahalise sissemaksega. Nüüd siia vastavalt nimi väärtusel, ehk siis kui sa omad 30% firmast, siis sa maksad 30% ka näiteks 1000 eurost sisse, ehk siis 300 eurot. Nii, osaühingu eeldatavad asutamiskulud, ehk siis asutamiskulu näiteks turundusettevõtte korral võib öelda, et võib panna kuskil 100 eurot algust sisse, rohkem ei pea, võib rohkem panna, aga ei pea. Ja asutamiskulud kannavad osanikud. Väga hästi. Salvestad ära. Dokumendid, lisadokumendid, kui sul on, kuigi enamustel, kes alustavad, neid ei ole. Et kui teil on mingi protokoll paika pandud või nii, ma ei kujuta ette, aga see on suurematel ettevõtetel pigem, enamustel ei ole. Kasusaajad, lisad siia, kes reaalselt saavad sellest ettevõttest kasu, ehk siis enamasti osanikud saavadki. Käibemaksu kohustuseks registreerima pead siis, kui sa arvad, et su käive aastas tuleb üle 40 000 euro või üle 2500 euro kuus. Et alguses sa ei pea seda tegema ja siis sa ei pea maksma ka käibemaksu, aga kui sul see käive läheb suuremaks, siis kindlasti ära teha. Registreerid töötajad, alguses käivet pole, ei ole ka töötajaid, et kui sul on töötajad, siis sa pead, see on siis, kui sa tahad hakata endale palka maksma, et siis registreerid iseennast töötajaks ja maksad ise endale palka, aga alguses me ei pea seda tegema. Siis me kinnitame avalduse, maksame riigilõivu, kanname ära selle 1 sendi sinna ettevõttele. Esitame avalduse heakskiit võib võtta paar nädalat aega, vahest vähem, vahest rohkem, kuidas oleneb omavalitsusest ja nii. Aga kui tekib mingi probleem, mingi info on vale, midagi, siis sulle antakse sellest teavitusega teada ja saad muuta ja uuesti saata avalduse. Et nii kaua, kuni meil nüüd see siin registreerib ära, siis me teeme kõik teised asjad ära, et selleks ajaks, kui on meie päring või ettevõte on reaalselt nüüd, et selleks ajaks, kui meie ettevõte on registreeritud, siis ma olen valmis tegema müüki ja valmis alustama oma teekonda. Nii, ehk siis järgmisena teeme ära oma logo, seda saab teha päris lihtsalt leheküljel logo.com ja sponsoreeritud ilmselgelt, et paneme sisse oma ärinime, milleks oli siis toidukaader. See vist ei ole vist kõige parem nimi, sest miks see mul nii kiiresti siis meelest ära läheb. Aga ütleme turundus restoranidele või panna sloganiks, millega see on seotud restaurant marketing, ja tegelikult ongi väga hästi, kirjutame seda õigesti ka. Ja tegelikult ongi väga hästi, 2 asja, mis me tahan põimida, on see, et me teeme turundust restoranidele. Nii et vaatame, mis meil siit tuleb. Siin võiks olla midagi, mis on nagu seotud nii turunduse kui ka nagu toidu tegemisega. Et paneme keyword juurde, paneme veel midagi seos, ma ei teagi, eating äkki. Vaatame, mis nüüd tuleb. No ütleme niimoodi, et siin ei ole sellist väga lahedat valikut praegu. Et see, kui sa oskad ise Photoshopi asju haldad, siis saad ka seal teha. Okei, me võtame selle logo siit ära. Tundub kõige sobivam nendest. Siin on, siin on iconid ka tegelikult. Oot. Me võime siin veel midagi leiutada.
no see on nagu liiga igav, no ma ütlen ausalt. Okei. Lähme sellega edasi. See on päris okei logo, see ilmselgelt ei ole mingi mega, aga see ei ole kõige tähtsam alguses, nii et ühesõnaga ma tegin ühe ära, üks logo on tasuta, nii et sa saad selle alla tõmmata endale. Võidki midagi sarnast teha. Seda logo me saame kasutada oma müügiesitlustes, vajadusel veebilehel ja nii edasi. Aga logo on meil nüüd olemas, tehtud logo.com'i enda sellega, et tulevikus saab alati seda timmida, aga see ei ole alguses tähtis, alguses on vaja lihtsalt saada müük käima. Järgmiseks me ostame endale domeeni ostmiseks on igasuguseid kohti, mina kasutan Zone'i kõige rohkem. Zone'is saab lihtsalt panna siia kohe oma domeeni nime, mis meil oli toidukaader toidukaader.ee, vaatame, kas see on olemas, loodame, et on, sõrmed risti ja on vaba. Ehk siis ma seda ei hakka hetkel ostma, aga põhimõtteliselt ostad selle logo siit ära ja nüüd ma vaatan, et meil on läinud see logo, domeen maksab 10 € 21 senti, ehk siis lisame selle meie asutuskuludele ilusti juurde. Järgmiseks me registreerime ära oma emaili, ehk siis me ostame endale custom domeeniga emaili aadressi, et saaks näiteks andrias@toidukaader.ee meiliga siis hakata toimetama. Siin on jällegi igasuguseid variante, kus osta oma emaili aadresse. Mina tavaliselt lihtsalt ostan otse Google'ilt, otse G Suite'ist, et selleks me lähemegi Google Workspace'i, logime siin sisse, aga siin täidame ära, eks siis meil on toidukaader, ainult meie alguses, kunagi saab juurde lisada, siia lisad siis oma nime, oma praeguse meiliaadressi. Jah, meil on domeen nüüd olemas, nii-öelda mänguliselt päevale sisse toidukaader.ee. Username, ehk siis 2 valikut, kas sa paned lihtsalt info@toidukaader.ee alguses või siis oma näiteks eesnime andres@toidukaader.ee. Lisad enda passwordi, ma ei tea, paneme mingi suvalise passwordi. See pakett maksab tegelikult 9 €, nii et lisame 9,30 vist on. Ja lisame selle ilusti oma kuludesse juurde. Nii, meil on email nüüd mänguliselt olemas. Emailil saad sätestada seadetest ka profiilipilte asju, aga sellest ma hakkasin üle käima. Nüüd, kui meil on email olemas, siis me võiks panna paika oma äriplaani. Ja selleks me läheme Google Docsi siin, paneme paika äriplaani ja see ei ole midagi uhket, et selle eesmärk on lihtsalt aru saada, mis kliente me hakkame otsima, kes on meie ideaalsed kliendid, kuidas me need kliendid saame, mis on meie käibe eesmärgid võib-olla järgmise poole aasta jooksul ja nii. Ja see on lihtsalt selline ülevaatlik plaan, sest kui meil plaani ei ole, siis mis mõttega me üldse midagi teeme. Siia alustame sellest, et nišš on meil siis kindlasti restoranid. Pole küsimust, võib-olla mingid üldse toidukohad Eestis, lihtsalt paneme siia restoranid toidukohad. Siis ICP on siis Ideal Customer Profile, ehk siis see tähendab seda, et natuke täpsustavalt, et milline klient on täpselt see, keda me otsime. Siin võime panna restoran. Ilmselt turunduse peale oleneb, kui kallid paketid meil on. Kui meil on pigem kallimad, siis võiks võtta natuke võib-olla suuremad restoranid. Kui meil on nii-öelda teenus võib-olla natuke odavam, võib-olla üldse on tasuta alguses, siis me võime tegelikult käibele mitte väga piiri panna, et ja võib-olla see juba ongi väga hästi, et kui näiteks on mingi teine nišš, siis võib panna siia ka käibed, mis näiteks käibega firmasid me targetime ja nii. Aga kui juures väga lihtne, et restoranid Eestis kuni 5 restot, et näiteks Peetri pitsad ja asjad, siis siia alla nagu ei käi. Et ma otsin pigem sellised väikseid restosid, kellele kohalikult turundust teha. Teenus, ehk siis TikToki turundus.
okei, TikTokis on vaja teha tegelikult päris palju postitusi. Et ütleme 10 postitust kuus. High engaging UGC content. UGC on siis user generated content minu arust, et see tähendab vist seda, et see nii-öelda lõppkasutaja, tarbija teeb siis video selle kohta. Nüüd, kui sa ei tea, kuidas alguses TikToki videosid teha või no üldse seda teenust teha, mida sa pakud, siis alguses on mõistlik pakkuda oma teenust tasuta. Siis sa saad portfooliosse juurde reaalselt kliendi kogemusi, saad pärast, kui sa hakkad reaalselt müüma oma teenust, siis saad kasutada nende tagasisidet, case studies'id, et saad muidu ka kogemust lihtsalt tasuta. Et alguses igati mõistlik teha tasuta. Nii, outreach method. Ehk siis see tähendab seda, et kuidas me hakkame omale kliente saama. Siin on nüüd külmkõned, emailid, SMS-id, Facebooki grupid, ma ei tea, LinkedIn, TikToki videod, et neid mooduseid on tegelikult üüratult palju, kuidas endale kliente tegelikult saada. Alguses soovitan teha otse müüki, ehk siis kas helistada või saata emaile. See oleneb ka nišist, et näiteks kui me ehitusettevõtteid otsime, siis on mõistlik näiteks külmkõnesid kasutada, sellepärast et ehitusettevõtjad on kogu aeg telefoni otsas ja nad ei ole nii palju, nad ei istu nii palju inboxis võib-olla. Aga näiteks kui me võtame hambaarstid, siis näiteks neil ei oleks väga mõtet helistada, neid ei saa isegi mitte kunagi kätte. Et neil on võib-olla mõistlik emaile teha. Ja kui teha emaile, siis teha ka personaliseeritud emaile. Et näiteks nii-öelda salvestadagi video igaühe jaoks üles, et näed, tere, Andres siin. Ühesõnaga iga firma jaoks nagu täpselt nende video. Et see võtab aega, aga see on tunduvalt tõhusam, kui lihtsalt saata tuimalt emaile. Kuna restosid Eestis on nagu nii vähe, Eesti on nii väike, siis ikkagi soovitan maksimaalselt neid kontakte ära kasutada. Restod ma ikkagi ütleks külmkõned, et nende ettevõtjad võivad olla, ma ei usu, et nad on emailis väga aktiivsed. On, aga ma arvan, et külmkõned toimivad paremini, ma arvaks. Siis Facebooki grupid, võib-olla panna näiteks mingi turundusgruppi oma contenti, sest ma tean, et päris paljud restoranid tegelikult otsivadki endal turundajat just nagu Facebooki gruppidest. Et eriti just restoranid on väga avatud tegelikult turundusele, et kui võtta näiteks nišk, kus mina olen, mis on ehitus, siis nemad ei ole väga avatud ehitusele, et peab palju neid harima ja nii, et see oleneb nišist. Paneme järgmiseks paika offer, ehk siis meie pakkumine. See on siis see, et reaalselt hinnakiri põhimõtteliselt see sama teenus TikToki turundusplaan 1 kuu ja 10 videot, mis hinna eest me seda teeme. Alguses esimene kuu free trial. Teeme seda tasuta. Võib-olla 100 eurot kulutame parimate videote boostimiseks, ehk siis tegelikult see on ikkagi päris ulme, et ettevõtja saab 100 euroga põhimõtteliselt endale täis TikToki turundajad. Kui ma oleks restorani omanik, ma ei tea, kuidas ma saaks ei öelda sellele pakkumisele, et ta teeb tasuta 10 videot ja 100 eurot kulutab, võib-olla 100 eurot kulutab parimate videote boostimiseks, et see on nagu selline pakkumine, millele põhimõtteliselt ei saa ei öelda, isegi kui tuleb inimene, kes ei ole ühtegi videot varem teinud, siis kui sina sellise pakkumisega lähed peale, siis see on nagu, sa peaksid saama endale kliente, et sellise pakkumisega, et alguses on selline pakkumine väga mõistlik. Nüüd, kui sa oled paar klienti ära teinud ja tahad reaalselt hakata raha küsima, siis jällegi, ma ei tea, 10 videot, ma ei kujuta ette, mis see on nüüd jällegi sinu valida, et mis väärtus see joob kliendi jaoks, palju võtab aega, et seda teha, et mis sinu see väärtuspakkumine oleks, aga ma ilmselt tooksin näitena, et 10 videot kuni 100 eurot boostimiseks jälle. Alustustasu pluss siis 7 eurot, 1000 vaatamist pluss siis kuni 100 eurot boost.
et näiteks selline pakkumine. Või siis tulemustasu. Siin pead ise vaatama. Hea on ka teenusega on see, et on hea katsetada, saad kogu aeg katsetada, mis müüb paremini, mis ei müü paremini. Nii, meil on pakkumine olemas, paneme eesmärgid ka kirja ja siis meil on see äriplaan enam-vähem paigas. Tahame selle peale magades mõelda. Ehk siis siin on tähtis panna endale realistlik, aga samas kõrge eesmärk, sellest, et kui me paneme mingi ülimadal eesmärgi, siis nagu see ei ole lihtsalt motiveeriv ja lihtsalt ühesõnaga mõttetu. Et ütleme 6 kuu pärast 10K kuus käive. Täiesti realistlik eelarve. Tähendab see eesmärk. Ja teda on võimalik teha. Ise tuleb palju töödest näha ja müüki teha. Aga see on täiesti võimalik. Siis järgmise asjana me loome müügiesitluse. See on lihtsalt selline PowerPoint või Google Slides, mida sa saad kasutada videokohtumistes siis potentsiaalsete klientidega, et näidata neile lihtsalt, mis on oodatav tulemused, kogu see asi. Tasuta template on all descriptionis, saad selle alla tõmmata, ma panen kokku sellise kondikava, mille järgi saad siis teha oma esimese müügiesitluse. See on all descriptionis, saad alla tõmmata, täiesti tasuta, ei maksa midagi. Nii, nüüd järgmine osa on see, et kas sul on mõistlik teha veebileht või ei ole. Et ma alguses ka veebilehti ei teinud, sest ma teadsin, et sellele mõtet pärast pole tegin, aga mingit tulu see veel tood ei ole. Et veebileht muidu on kindlasti võimas tööriist, et kliente saada enamus ettevõtetele. Et näiteks kui sa teed restodele turundust, siis see kindlasti võib kuluda ära. Aga näiteks kui ma teen ehitusfirmadele, kes ei tea turundusest väga midagi, siis mulle see nii väga nagu ajaliselt ära ei kulunud. Aga see oleneb palju nišist, et sa pead seda vaatama. Kui sul alguses ikkagi ma soovitaks sul kohe müügiga alustada, et see veebileht sul ei too kohe alguses mingi käibed, eriti kui mitte keegi ei tea isegi, kes sa oled. Et mina alustaks kohe otse müügiga. Nüüd järgmise asjana me hakkame otsima kliente. Ja selle jaoks, et hakata otsima kliente, siis me teeme siia uue slide, Google Sheets ja hakkame korjama kontakte siis, kellele siis helistada või see email saata. Et ma ütlen ausalt, helistamine on ikkagi palju tõhusam enamasti, et soovitan alustada sellega, et see valmistab sind hästi ka müügikõnedeks tegelikult ette. Nüüd, neid restorane saame leida niimoodi, et me reaalselt lihtsalt guugeldamegi restorani. Näiteks lähme Mapsi. Restoran. Ma ei tea, võtame siin esimese. Mis ette jääb? Restoran Phoenix. Vaatame, kas need OÜ'd on siin. Guugeldame neid siis. Vaatame, restoran Pärnu. Igastahes, kui me guugeldame selle restorani nime, siis me saame minna OÜ. Siis saame minna inforegistris, seal on allpool on juhatuse liikmete kontaktandmed ja soovitan otse juhile, otse bossile helistada, sest mis mõttega sa helistad lihtsalt sellele retseptsionistile, kes seal on, et tähtis on otse omanikule ligi saada. Kui me saame need numbrid asjad kätte, siis me kanname need üles siia. Näiteks kui sa oled Tartus, siis kindlasti alguses võta nagu oma kohalikud firmad. Sul on palju rohkem leverage'i. Näiteks sa saadki neile öelda, et näed, et ma olen ka Tartus. Et see on see ainuke asi, millega sa saad alguses nii-öelda ennast lähedamale tõmmata on siis see, et näed, ma elan ka Tartus. Et sul ei ole midagi ette näidata ühte klienti, et see on ainuke asi, et alguses mina ka võtsin oma kohalikud ettevõtted ja toimis päris hästi. See, et näed, ma olen ka samast kandist pärit, kus teie. Lõpus muidugi jah, üle Eesti inimesed peaksid hakkama tegema. Kui sa oled siia hea portsu ettevõtteid kogunud, võid hakata neid läbi helistama ja kohtumisi kokku leppima nendega. Soovitan teha ka alguses külmkõne stsenaariumi,
müügikõne stsenaariumi ja kui sa oled edasi jõudnud, siis sõna-sõnalt stsenaariumid viska kindlasti aknast välja, vaid lihtsalt jäta endale see ülesehitus enam-vähem meelde, et kuidas see nagu toimib. Kui sul on raha natuke rohkem, siis sa võid osta ka endale turundusnimekirja, mis maksab Score Storybookis 10 senti kontakt, ei ole sponsoreeritud, lihtsalt sealt mina olen ka ostnud. Ja siis sa ei pea aega kulutama, et neid kontakte ise leida, vaid saad lihtsalt otse neid hakata läbi helistama. Aga alguses on täiesti okei ise leida, et mina esimesed 3-4 kuud otsisin ka ainult ise neid kontakte. Oli räigelt tüütu töö, aga tegelikult ma teadsin palju rohkem nende ettevõtete kohta, kui ma neile helistasin, kui ma ei neid ise leidnud. Ehk siis vaatame üle, palju meil kokku läks nüüd selle ettevõtte asutamine. Meil läks 265 eurot läks riigilõiv, 1 sent läks sissemakse, 10 eurot 21 senti läks email, domeen, ja 9,3 eurot läks siis email. Et kõige rohkem võttis riigilõiv. Alguses, kui sul ei ole isegi nii palju raha, siis sa võid ka näiteks oma kellegi tuttava ettevõtte teha seda asja, ka variant. Aga kui vähegi raha on, siis soovitan ikkagi oma ettevõtte teha. Nüüd, kui te tahate oma müüki alguses väga palju suurendada, siis ma soovitan kasutada sellist tarkvara nagu High Level. Siin me saame kõik need näiteks Exceli tabeli järgi kõik need kontaktid siia sisse importida. Siin me saame jälgida täpselt, kus maal iga kontakt on. Kui me lepime nendega kohtumise kokku, siis me saame panna peale automaatsed SMS meeldetuletused, teavitused. See aitab tõsta siis kohaloleku protsenti. Et kui meil on SMS meeldetuletused, asjad peal, näiteks tutvustusvideod, siis on palju suurem tõenäosus, et see ettevõtte omanik tuleb sulle kohtumisele kohale. Aga see aitab sind väga palju. Nüüd, mis on eriti hea, on see, et seda tarkvara saab 14 päeva tasuta proovida all oleva lingiga, mis ma panen ka descriptionisse, et saab 14 päeva tasuta, saad möllata seal ja kasutada ja kui sulle meeldib, siis saad edasi vaadata. Aga ma tänan, et sa seda videot vaatasid. Ma soovin sellel raskel teekonnal sulle edu. See tuleb kindlasti väga palju üles-alla, ups and downs, see tuleb väga palju, aga see ongi ettevõtlus ja see on ka mõnes mõttes tore. Aga kui sul tekkis selle video kohta mingeid küsimusi, siis palun lihtsalt anna teada kommentaariumites, ma vastan igale kommentaarile, mis teil olla võib seoses üldse ettevõtlusega või millega tahes. Ma tänan, et sa videot vaatasid ja näeme järgmine kord.